Iraan on taas sihikule võtnud Araabia Ühendemiraatidega seotud laevad Hormuzi väinas ning kriis on nüüd jõudnud kogu Pärsia lahe jaoks ohtliku punkti. Sellel kolmapäeval, 6. mail 2026 olid Emiraadid teist päeva järjest sihtmärgiks selles uues droonide ja rakettide rünnakute voorus, mille eest vastutavaks peetakse Iraani. Rünnak tabas marsruuti, mida kasutavad kaubalaevad ja naftatankerid, samal ajal kui Ameerika Ühendriikide merevägi üritas projekti Vabadus raames läbipääsu taas avada. See, mis algas survega Pärsia lahes kinni jäänud kaubalaevade vastu, on nüüdseks muutunud avalikuks kokkupõrkeks Iraani revolutsioonilise kaardiväe, Emiraatide ja Ameerika sõjalise kohaloleku vahel piirkonnas. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja nautida parimat ajakirjanduslikku kvaliteeti, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse etalon Milson Alves. Kõige tundlikum sihtmärk oli laev, mis oli seotud Adenokiga, Emiraatide riikliku energiahiiglasega. Rahvusvahelise meedia poolt tsiteeritud Emiraatide võimude sõnul ründasid Iraani droonid laeva Hormuzi väinas, piirkonnas, mis asub Emiraatide ranniku lähedal. Seni pole selles konkreetses rünnakus laeva vastu kinnitatud surma ega vigastatuid. See ei vähenda juhtumi tõsidust. Selle rünnaku taga olnud sõnum oli selge. Iraan püüdis näidata, et suudab endiselt ohustada laevu, sadamaid ja energiamarsruute isegi pärast Ameerika sõjalist survet. Laev asus piirkonnas, mis on naftakaubanduse jaoks eluliselt tähtis. Probleem on selles, et viimastel päevadel pole Iraan sihtinud ainult Ameerika sihtmärke. Samuti on ta rünnanud laevu ja rajatisi, mis on seotud lähedal asuvate riikidega, püüdes külvata hirmu, takistada laevaliiklust ja sundida läbirääkimisi pidama tugevamalt positsioonilt. Araabia Ühendemiraatide vastus ületas ootuspärase piiri, sest Abu Dhabi ei käsitlenud juhtumit enam kui kauget hoiatust, vaid hakkas tegutsema nagu otse rünnatud riik. Õhutõrjesüsteemid aktiveeriti, lennud suunati ümber, oolid viidi 5–8 maini kaugõppele ja riik hakkas tegutsema kontrollitud eriolukorra tingimustes. Meetmed koolides näitavad, et valitsus ei pidanud seda juhtumit üksikuks sõjaliseks vahejuhtumiks. Seda nähti reaalse ohuna tsiviilisikutele, infrastruktuurile ja riigi igapäevaelule. Kõige tõsisem on see, et rünnak toimus ajal, mil Washington püüdis juhtida Pärsia lahes kinni jäänud või kinni peetud laevu kaitstud mereteel. Vabaduse projekt esitati Donald Trumpi poolt kui operatsioon, mille eesmärk on juhatada laevu läbi Hormuzi väina ja näidata, et revolutsioonikaardivägi ei otsusta üksi, kes pääseb läbi ja kes jääb kinni. Reutersi ja Ameerika võrgustike tsiteeritud teadete kohaselt peatasid Ameerika Ühendriikide väed droone ja rakette ning hävitasid ka väikseid Iraani aluseid, mis üritasid sekkuda. Revolutsioonikaardivägi omalt poolt näib olevat panustanud kaosele. Samal ajal, kui Iraani diplomaadid püüdsid piirkondlike kanalite kaudu kõnelusi pidada, esitasid Iraani sõjaväelased ähvardusi laevadele ja testisid Pärsia lahe naabrite reaktsiooni. Levivad teated viitavad pingetele isegi Iraani valitsuse sees. President Massoud Pezeshkian olevat olnud ärritunud sõjaliste tegevuste peale, mis toimusid ilma poliitilise koordineerimiseta. See näitab, et Iraan on lõhenenud nende vahel, kes püüavad läbirääkimistega režiimi päästa ja nende vahel, kes eelistavad olukorda pingestada, et mitte näida kaotajatena. Rünnak Emiraatide vastu polnud ainult sõjaline, see oli ka katse majanduslikult hirmutada. Rünnates energiasektoriga seotud laeva saadab Teheran turule sõnumi. Igasugune surve Iraani vastu võib naftateel kalliks maksma minna, kuid sellel arvestusel on tohutu risk. Emiraadid ei ole üksik sihtmärk, nad on Ameerika Ühendriikide strateegilised liitlased, seal asuvad globaalsed majandushuvid ja neil on keskne roll Pärsia lahe logistikas. Abu Dhabiga seotud laevade ründamine tähendab uue rinda avamist, mis võib kaasa tõmmata Washingtoni, Iisraeli ja teisi riike karmimasse vastureaktsiooni. Just Seal muutubki kriisi ulatus. Iisraeli meedia teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael kaaluvad vastusena rünnakule Emiraatide vastu rünnakuid Iraani raketiheitjate ja ühe energiaobjekti vastu.
Samal ajal otsustas Trump ajutiselt peatada osa vabaduse projektist, öeldes, et loodab endiselt Teheraniga kokkuleppele jõuda, loobumata Iraani sadamatele avaldatavast survest. Tegelikult näib Washington praegu peamist lööki tagasihoidvat, kuid hoiab jõude valmis vastuseks tegutsemiseks. Mis nüüd edasi saab, sõltub 3 käigust. Esiteks, kui Iraan jätkab droonide ja rakettide tulistamist emiraatide või kaubalaevade pihta, suureneb sõjalise vastuse tõenäosus. Teiseks, kui emiraadid tuvastavad uusi ohte sadamate, lennujaamade või energiaobjektide vastu, kipub Abu Dhabi oma sisekaitset tugevdama ja küsima rohkem Ameerika toetust. Kolmandaks, kui revolutsiooni kaardivägi astub otseselt vastu Ameerika Ühendriikide laevadele, võib kriis lakkada olemast vaid luss. Contenção e virar confronto naval aberto. See on keskne fakt. Selles viimases voorus ründasid emiraate teist päeva järjest. See olukord meenutab üht rasket ajaloolist episoodi. Teherani väina sulgemine 1967 aastal. 1967 aasta mais sulges Gamal Abdel Nasseri Egiptus Teherani väina Iisraeliga seotud laevadele ja tõmbas rahvusvahelised jõud piirkonnast välja. See läbipääs oli Iisraeli jaoks enuliselt tähtis pääsuks Punasesse merre ning Tel Aviv tõlgendas seda sammu otsese ohuna oma majanduslikule ja sõjalisele ellujäämisele. Mõni päev hiljem, 5. juunil 1967 algas 6-päevane sõda, kus Iisrael astus vastamisi Egiptuse, Süüria ja Jordaaniaga. Selle episoodi õppetund on endiselt aktuaalne. Kui üks rahvas püüab teise riigi laevandust strateegilises punktis lämmatada, võib konflikt kiiresti diplomaatia tasandilt sõjalisele tasandile liikuda. Just sellepärast on Iraani rünnak Araabia Ühendemiraatidega seotud laevade vastu Hormuzi väinas nii kaalukas. Asi ei seisne ainult ühes tabamuse saanud laevas, vaid katses muuta oluline energiatee survevahendiks naabrite ja Ameerika Ühendriikide liitlaste vastu. Teised näited näitavad sama mustrit erinevatel rinnetel. 2019. aasta 14. septembril ründasid droonid ja raketid Aramco naftatöötlemistehaseid Abqaiqis ja Quraisis, mille eest Washington ja Riyadh süüdistasid Iraani, kuigi Teheran eitas seda. Mõju oli kohene, sest see tabas korraga nii energiat, turgu kui ka piirkondlikku julgeolekut. Viimasel ajal on Iraani teljeliitlased Houthid kasutanud Punases meres droone ja rakette kaubalaevade vastu, sundides Ameerika Ühendriike, Suurbritanniat ja partnereid võtma sõjalisi meetmeid mereteede kaitsmiseks. Strateegia kordub, kasutada rühmitusi, droone ja meresalmi, et sundida tugevamaid vastaseid poliitilist hinda maksma. Araabia Ühendemiraatide puhul võib Iraani kalkulatsioon kalliks maksma minna. Abu Dhabi ei soovi pikka sõda, kuid ei saa ka lubada, et naftatankerid, sadamad ja linnad jääksid ohustatuks. Seetõttu näitab õhutõrje kasutamine, muudatused koolides ja koostöö Ameerika Ühendriikidega, et Araabia Ühendemiraadid hakkasid rünnakut pidama punaseks jooneks. Revolutsiooni kaardivägi püüdis lahe piirkonda hirmutada. Mõju võib olla vastupidine. Naabrid võivad Teherani vastu ühineda ja see võib avada tee koordineeritumale vastusele. See olukord paljastab ka Iraani režiimi enda haavatavuse. Kui Iraani president püüab rääkida diplomaatias samal ajal, kui revolutsioonikaardivägi tulistab laevade ja naabrite pihta, näeb maailm valitsust, mis ei kontrolli täielikult oma sõjamasiinat. See nõrgestab iga läbirääkimist. Lõppude lõpuks pole diplomaatide rahulubadustest palju kasu, kui samal ajal saadetakse droonid emiraatide laevade suunas. Küsimus, mis jääb, on, kes tegelikult juhib Teherani? Kas läbirääkimisi pidav valitsus või ideoloogiline relvajõud, kes eelistab kõike vastasseisus kaalule panna? Ameerika Ühendriikide jaoks seisneb väljakutse vastuse täpses kalibreerimises. Suur rünnak võib habrast vaherahu täielikult kukutada. Nõrk vastus võib julgustada uusi rünnakuid laevade, baaside ja liitlaste vastu. Seetõttu püüab Washington edastada korraga 2 sõnumit. Endiselt on ruumi kokkuleppeks, kuid Ameerika merevägi ei kavatse Hormuzi väinamarsruuti maha jätta. See on hetke kõige delikaatsem osa. Iraan testib piire, Araabia Ühendemiraadid peavad survele vastu.
ja Ameerika Ühendriigid arvutavad, kui kaugele nad saavad minna, ilma et kogu laht muutuks uueks sõjarindeks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.